ja siin on esimene küsimus, et kas mul on juba pulmavalss selge. Ma ei tea, kui pulmavalss on sama valss, mis tavaline valss, siis mul on selge, sest et valss on jumal lebo. Nii. Järgmine küsimus on, et mida ma hindan Mariannis kõige rohkem. Issand, neid asju on nii palju, mida ma hindan. Ma ütlesin, et on nii vähe. Neid on nii vähe. Neid asju on nii palju, mida ma hindan, aga kõige rohkem. Ma hindan neid asju kõige rohkem, mis ta minu jaoks teeb. Nii, okei, järgmine küsimus. Oota, ma loen kiiresti ise läbi. No küsimus on sellest, et kas ma vahel mõtlen, et Mollu võiks blogimise lõpetada, sest et meid solvatakse. Ja ka PS, me oleme täiega ägedad. Ma ei tea, kus see avalik koht on, kus seda Mollut sõimatakse. Igal pool. No kui uudis aktuaalses kaameras. Sa ei vaata aktuaalses no täpselt, ma ei vaatagi mingeid kohti, nii et ma pean tähele. Jumalast savi. Nii. Järgmine küsimus on, et mis mind Mollu puhul häirib ja mis mulle tema puhul meeldib. No mind häirib see laiskus. Laiskus. Ta on siinpool. Laiskus. Mulle tõesti. Sulle meeldib. Ma vihkan laiskust. Sulle meeldib nii väga. Ära sitta. Ma vihkan laiskust ja mul on täiega siuke nagu, kuidas öelda, allergia lolluse vastu. Miks sa siis nii loll oled? No aga enda jaoks, ma ei ole loll ja. Nali. Ja ma oskan täiega siuke tark välja näha, aga hoian lihtsalt suud rohkem kinni ja siis on jumala normaalne. Mollu, ära sega mu videot. Mulle meeldivadki need asjad, mis ta minu jaoks teeb. See on tore, kui ta teinekord midagi minu jaoks teeb. Mis ma ütlema peaksin, ma ei saa aru. Lähen järgmise küsimuse juurde parem. Kuidas mul aianduskoolis meeldis, parimad mälestused ja kas ma suhtlen sealt ka veel kellegagi. No, ma ütlen ausalt, aianduskoolis mulle meeldis. Seal koolis oli lahe. Aga kõik, mis pärast kooli oli täiega teinekord ikka jumala halb. No. Ühikas elamine ei ole kindlasti minu jaoks. See on nagu täiega halb minu arust, kui sa oled ise täisealine, aga pead elama mingisuguste laste reeglite järgi. Mari paneb taustal hullu. Pole... ja mis mu parimad mälestused sealt on? No, mis mul sealt ikka parimad mälestused olla saavad? No, pead. Nii. Ja kas ma suhtlen sealt veel kellegagi? No ikka suhtlen, selles mõttes, et ma igapäevaselt ei kirjuta, aga kui juhtun rääkima, siis ikka meie kamraadidega ikka räägin juttu teinekord. Mida ma igatsen kõige rohkem ajast, kui ma Molluga veel kahekesi olin? No ei tea, see on väga imelik küsimus, sest et me teeme siiamaani kõiki neid asju, mida me tegime siis ja me teeme neid ikka edasi. Kuidas ma nii noor välja näen? Ei tea, ma ei ole näiteks suitsetanud kunagi. Äkki sellest... Sul on lott niimoodi alt poolt vaadates. Mul on palju rohkem. Hiljuti rõve peal veits karvanud. Aga kuidas ma nii noore välja näen? No, ma olen sporti teinud päris kaua aega. Juba aianduskoolis hakkasingi tegelikult tegema.
mu minu klassivend Priit ja tema lihtsalt võttis mind Jõukasse kaasa lõppude lõpuks, siis me tegime trenni. Ja ma ei suitsetanud, suitsetamine teeb väga vanaks, nii et jätke kõik suitsetamine nahast lamp. Ja siis jooge palju vett. Ma tegelikult ei joo, nii et ma ei tea, kuidas ma nii noor välja näen. Küsimus on siuke, et kas ma olen kunagi pidanud ütlema Maljule, et kustuta see postitus ära, et mulle umbes mingi tema postitus ei meeldi. Ma ei ole öelnud talle, et kustuta ära, aga ma olen öelnud, kui ta mingit shitsa on kirjutanud. Ei ole. Nimeta üks kord. See on mingi 2 korda heal juhul öelnud. Nimeta siis üks nendest. Ja ei tea. Aga ma tean ise, et ma olen midagi öelnud küll. Aga kustutada pole mõtet, sest nagunii mingi paari sekiga näevad juba mingi tonn inimest seda. Lamp on kustutada. Ma tegelen, kui tööl ei ole. Ma käin Jõukas ja siis ma üritan mängida oma Xboxiga või praegu mul on PS4, ma räägin sellest kunagi hiljem. See on ülikõva nagu. Mulle meeldib mänge mängida ja siis mulle meeldib Maljuga vaadata mingisuguseid sarjasid ja filme. Ja siis nüüd tuleb suvehooaeg ja siis ma hakkan aias igasugused asju tegema, ma saan hakata muru niitma. Ja muidugi ma tegelen Mariga ka. Me teinekord mängime mingi tema asjadega. See on ka päris pull. Kuigi ta veel väga ei oska mängida ja teeb nüüd mingi ja hoiab oma asju käes, aga sa kõlad nagu meie laps oleks mentally retarded korda. No, ei ole. Kas ma ootan pulmi sama palju kui Malju? Mõeldes seele pidevalt ja nii edasi. Ma ei saaks kindlasti oodata seda sama palju kui Malju, sest et Malju ootab pulmi to the max. Ei oota. Nagu selles suhtes ma ootan, et see käes oleks, aga kas ma räägin sellest iga päev või? No ta räägib sellest üle päeva. Mis asja, Kardo? Miks sa valetad praegu? Mul ikka välja see salatud valed. Ei, ikka. Ma Mäkki või Hessi söön. Ja mis ma tavaliselt tellin? Ma Mäkki ei söö kunagi. Ma lihtsalt ei söö. See tundub nii rõve mulle. Aga Hessi mul juhtub, ma ei tea, mingi kord 3 kuu jooksul. Ja siis ma tellin mingi kõige suurema eine. Või siis ainult ühe kõige suurema burgeri. Mulle tavaliselt need friikad üldse ei meeldi. Need friikad on Hessis ja Mäkkis igal pool on need nagu mingid rõvedad kaikad. Ma ei taha neid. Nii et ärge teie ka Hessi ja Mäkki sööge. Minge hoopis tellige kuskilt mingi päris asjadest päris burger. Ja päris kartulist päris friikartulid, mitte mingi nafta sitta. Milliseid siivutuid viimseid tempoid nõus tegema poismeeste õhtul? Ma ei tea. Strippareid ma ei tahaks sinna, litse ma ka ei tahaks sinna. Sa ei taha strippareid või? Ei, strippareid ma ei taha. Miks? Ma just rääkisin, et sul peavad stripparid olema. Ei, kindlasti mitte ühtegi strippareid. Mina küll tahan strippareid. No sina võid võtta, aga mina ei taha mingit strippareid. Mis strippari lembu või viha sul on tulnud? Ma ei taha, et mingi naised ennast paljaks võtaks. Võõrad naised. Homo! Ja, aga ma ei tea, mis need siivutud tembud on. Pakkuge välja, siis ma ütlen kas ei või jah. Ja siis ma vastan nüüd paarile veel. Võta see viimane. Aitab. Okei. Mis on kõige lahedam mälestus Maljukoga koos olles? No, ma ei tea. Mis sina arvad, mis kõige lahedam on? Minult ei ole küsitud. See, kui Malju sünnitas.